halleluuja, sind ülistan. Halleluuja, sind kiidan ma. Halleluuja, sind ülistan. Tere hommikust, kogudus! Kas te teate uudist, et issanda silmad käivad mööda maad ringi ja otsivad? Keda nad otsib? Keda ta otsib? Mis te arvate? Mida Piibel ütleb? Keda ta otsib? Need, kes on õiglased südamed, kes on jah, ütleme nii, et meie ka otsime. Me otsime, ma usun, me otsime ka teda. Hea on, kui need kaks kohtuvad. Üks koht, kus see kohtumine võib aset leida, on kindlasti täna ja siin ja praegu. Et ega ei ole nii, et sina otsid ühest kohast ja Jumal otsib teisest kohast, vaid me usume seda, et tegelikult Jumal on meile väga ligidal, meile kõigile. Isegi ta ütleb seda, et ta on meie sees. Ma ei julge isegi piiri tõmmata, kas ta on ainult kristlaste sees või on ta ka mitte kristlaste sees. Üks väike valeõpetuse, selline väike juba võib siit minna edasi. Aga mida ma mõtlen sellega on seda, et miks ma ütlen, et ma ei julge seda joont niimoodi vahel tõmmata, et meil kristlastel on ainult nagu Jumal meie sees. Sest me teame, et Jumal on tegelikult iga inimesse pannud midagi igavikulist ja see, mida me nimetame südametunnistuseks, see on ka tegelikult ju Jumala koht, kus Jumal tegelikult puudutab inimesi, kõnetab inimesi ja ega meil ei ole võimalik päris täpselt aru saada, mismoodi need vaimulikus mõttes või vaimu tasandil need kokkupuuted inimestega nagu toimuvad. Et kindlasti see ei ole ainult ka mittekristlastele selline väline, vaid see on ka kuidagi seesmine ja sisemine kohtumine. Nii et kui täna me oleme siia kogunenud, siis tea, et Jumal on täna meie ümber, Jumal on kõikjal ja Jumal on ka meie sees. Nii et ei ole vaja kuhugi minna kaugele teda otsima, sest tegelikult tema ise ka otsib meid. Ja meie kirikus meie otsime ka, me otsime uusi vägevaid töötegijaid, me otsime pillimehi, me otsime löökriistade mängijaid, me otsime lauljaid, me otsime võimendajaid, helikunst, kõik tantsijaid otsime. Me oleme viimasel ajal rääkinud, et üks meie kiriku prioriteete, kui nii võib öelda, on see, et me tahame, et rohkem tuleksid noored esile. Ja et nagu sa näed, meie Eigoga ei muutu just nooremaks. Ma just eile või üleeile vaatasin, et jälle natuke alli nagu juurde tulnud kuskilt pidi. Sul ka. Tunnistage üles, kas keegi on kunagi, kui sa veel noor olid ja esimene hallkarv tuli pintsettidega selle hallikarva ära võtnud. Tunnista üles nüüd. Sa oled kirikus. Sa siiamaani praegu. Ma vaatan, et Ants on ka, sa oled liiga palju ära tõmmanud eest. Keegi ütles, et vanaks saab inimene siis, kui sa enam, sul ei ole vaja juukseid kammida, sa sätid. On ju, Ants, et sa paned nagu enam-vähem nagu on ilusti, paned kõik paikad, siis on korras. Ja tegelikult nali naljaks, aga see on see, et kui me vaatame meie ümber ringi, siis me kõik jääme vanemaks, meil on siin piisavalt palju toredaid ja tegusid inimesi, aga mingil hetkel on vaja uusi põlvkondasid, on vaja uusi juhte, on vaja noori, kes tulevad ja me kindlasti tegeleme selle teemaga rohkem edasi, et kuidas saaksid noored rohkem osaleda kõiges selles, mida me siin teeme. Ja üks võib-olla väiksem asi on see, et nad hakkavad iga teenistust tulema ja jagama oma südamest. Täna on Eliise, eks ju, tuleb ja teeb selle noorte osa ja meie Eigo silmad otsivad ka juba, vaatavad juba pastoreid, noori pastoreid, noorte pastoreid, kõiksuguseid igasuguseid asju. Nii et täna on meil, mis veel toimub? Meil on kindlasti seal palve soovida kasten, kui sa tahad, sinna võid panna. Kui täna ei ole, võid hiljem panna, võid tulla ja öelda. Siis on meil täna armulaud, millest me saame kõik osa võtta. Ja muidugi meil on täna Külvi külas, kes
ma ei tea, mis Volts teeb? Volts magas, puhkab, kadus ära. Tervitame Voldemari, Külvi ja Voldemari ja meie tegelikult teame või ütleme, mina tean neid nii Külvit kui Voldemari juba, ma arvan, aastat paarkümmend, 20, 30 isegi võib-olla tagasi. Siis me olime Valgused ees koos ja teenisime seal ja siis, mis aastal te sõitsite Ameerikasse? Natukene varem vist või? 2000, jah. Ja olite kaua? 21 aastat. Täna sa tuled ja räägid, võib-olla sa võid natuke jagada ka nendest tegudest ja kõigest, mis on su elus juhtunud. Ja siis, mis veel? Hannes, kuidas sul? Tervis korras? Kõik on hästi? Istud nii vaikselt kuidagi, et nagu ei märganudki sind kohe. Mõned inimesed on nagu sellised päiksekiired, et nad ei saa kuhugi nagu, kui nad tulevad ruumi, siis on kohe ruum on täis, eks. Näe seal, eks. Et sa ei saa märkamata jätta, eks, kui Fredi on ruumis. Nii et võt sellised toredad plaanid täna. Loodame, et teil kõigil on hea olla ja vaatame selle natukene külmale ilmale, siis ikkagi on ilus ja päikseline ja täname Jumalat selle eest, et ma ei tea, kas te võtsite seisukoha seal taga või tahate tulla ettepoole, nii et siis. Aga tõuseme ja läheme Jumala ette palves ja siis me loeme Jumala sõna ja siis kõik need osad, mis me täna oleme plaaninud. Tuleme sinu ette, Jumal, sinu kalli poja Jeesuse Kristuse nimel ja täname sind, et sa oled meile lähedal, et sa oled kinkinud meile kõik need kallid tõotused, kust me võtame üldse selle julguse midagi öelda, midagi arvata sinu kohta, sinu tegude kohta, sinu mõtlemiste kohta, sinu arvamuste kohta. Kui meil ei oleks sinu sõna, siis me ei teaks. Ja igaüks võib midagi ise aimata, aga nii nagu paljudes teistes religioonides on ju see suur vahe inimeste ja jumaluste vahel, kus inimesed püüavad ennast, ma ei tea, erinevate praktikatega muuta selliseks, et nad jõuaksid natukenegi lähemale nendele kõrgetele jumalatele, kes kuskil kaugel elavad ja kõrgel elavad. Me teame, et meie Jumalaga ei ole nii, vaid me teame, et sina oled meie keskel, sa oled meie lähedal. Sa oled ise tulnud oma poja Jeesuse Kristuse moel meie juurde, samastusid ja sarnaselt nagu meiegi, kogesid kõike neid samu eluraskusi, nii nagu meiegi. Ja täna me teame, et meil ei ole vaja midagi erilist teha, et hüpata kuskile kõrgele või jõuda sinuni, vaid et me teame, et sa oled täna siin. Väga lihtsalt leitav kõigile nendele, kes lihtsalt oma südame avavad ja otsivad ja tahavad ja päriselt mõtlevad Jumal sinu peale ja soovivad, et sina oleksid meie elu issand ja kuningas ja päästja. Ja täna me kutsume Jumal, et sa avaksid meile taevaluugid, et see vaimulik laud oleks kaetud. Me palume, et sa võtaksid vastu kõik meie palved, meie anumised, meie ma ei tea, ägamised, kui vaja, kuidas kellelgi on raske, kellelgi on võib-olla väga hästi läinud, Jumal, et sa võtaksid meid vastu kõikide nende või nii-öelda selle paketiga, nagu me täna oleme siia tulnud. Ja me palume, Jumal, et sinu tahtmine võiks sündida selles paigas. Kallis püha vaim, ole meie keskel täna. Juhata meid, puuduta meid, täida meid. Las sinu tahe sündida täna siin. Täname, et me võime oodata ja igatseda neid asju, mis sa oled ette valmistanud. Kiitus ja tänu sulle, Jeesus, selle eest. Moosese esimene raamat, esimene salm, hakkame siis algusest. Tegelikult pöörame Galaatlaste 5, alates salm 16. Panete sinna üles ka äkki. Ma loen küll püha kiri kaasaegses eesti keeles, aga see on ilmselt suht sarnane. See on sealt see ingliskeelne Bible app, et seal on päris hea Uus Testament on tõlge püha kiri kaasaegses ja see on hästi mõnus lugeda vahepeal. Aga sealt enne seda, kust ma hakkan lugema, seal siis selgitab, et kristlastena me oleme kutsutud vabadusse ja kui me satume uuesti nagu see, et see nagu hoiab meid kinni ja me ei suuda sellest lahti saada, et siis see ei ole nagu vabadus enam. Ja loen salm 16. Ma ütlen teile, käige vaimus,
siis te ei täida lihalikke himusid, sest lihalik loomus soovib seda, mis on vaimu vastu ja vaim seda, mis on lihaliku vastu. Need kaks on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahate. Aga kui vaim juhib teid, ei ole te enam seaduse all. Et see osa siis nii-öelda selgitab, et miks meil on vahel selline kahestumine, et vahel me oleme nagu kuidagi nii head, kohtleme inimesi hästi ja vahepeal kukume nagu täitsa ära, et üldse ei tee nagu Jumala tahet. Et see on lihtsalt sellepärast, et meie liha ja vaim on oma vahel vastuolus ja töötavad üksteise vastu. Aga loen edasi. Lihaliku loomuse teod on ilmsed: hoorus, rüvedus, häbitus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, armukadedus, äkkviha, isekus, lõhed, kilkonnad, kadedus, purjutamine, prassimine ja muu säärane. Selle eest ma hoiatan teid, nagu olen seda varemgi teinud, et need, kes nõnda käituvad, ei saa osa Jumala riigist. Ent vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, ustavus, tasadus, mõõdukus. Selliste asjade vastu pole seadus. Need, kes kuuluvad Kristusele ja Jeesusele, on löönud risti oma liha koos selle kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Jätkem maha auahnus, üksteise ärritamine ja kadestamine. Ehk siis kokkuvõtteks, et need vaimuviljad meil on kõigil juba olemas ja me saame iga kell nii-öelda nendesse sisse minna, et kui me ei tunne, et meil oleks armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus ja kõik need teised asjad, siis need on tegelikult alati kogu aeg olemas, aga me lihtsalt peame käima vaimus, et need tuleksid esile. Aitäh! Nii, ja nüüd saame laulda kõik koos. 1, 2, 3, 2, 2. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Eve. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, õnne soovime sul. Palju õnne, kallis Eve, õnne soovime sul. Palju õnne, Eve! See on Jesaja 61. See kuidagi on helisenud minu südames see nädal. Loen siit lihtsalt paar salmi, 61 ja 10. Mina rõõmutsen väga issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õiguse kuuega, otsega oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peakatte või pruut ennast tehtinud ehetega. Sest nagu maa toob esile oma kasvud ja aed laseb võrsuda oma külvi, nõnda laseb ka issand Jumal võrsuda õigust ja kiitust kõigi rahvaste ees. Amen.
kiitus sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on ju uus, iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas su ustavust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. 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 Kiitos sinule, Jeesus. Kiitos sinule, Jeesus. sa oled suur, Jeesus. Tõstame su üle kõigest, Jeesus. Kiidame sind, Jeesus. tänu Jumalale selle eest, et saame niimoodi ülistada ja ei tasu kunagi alahinnata muusika tähtsust, ükskõik mis eluvaldkonnas. Mõnikord võib-olla sa ise ka tead, et on selline kehva tuju või midagi on halvasti läinud, siis paned oma mingi lemmikmuusika mängima ja kohe on tuju parem. Enne kui tuleb Eliise, ma annan ka ühe väikese lühikese tunnistuse ja siis tuleb juba Külvi rääkima. Tahan anda tunnistuse sellest, et kui näivad sellised rasked olukorrad, kus ei ole lahendust, siis ikkagi tasub Jumalat usaldada, et need lahendused nagu ikkagi tulevad ja igasugused olukorrad tegelikult saavad elus lahenduse. Nagu te teate, mõningad meist me tegeleme nendest selliste asjadega, nagu me paneme inimesi paari. See ei ole mingi mäng, aga see on, teate, üks paari panek. Jah, et siin on nii mõnigi meist teeb sellega või tegeleb sellega. Ja
Ja mul oli üks hiljuti nüüd mõned päevad tagasi oli selline lugu, et võttis minuga ühendust üks paar, kes tahtis siis suvel, on selline 25.07 selline kuupäev, Annes on kindlasti kinni juba sellel päeval, et ma teeksin neile siis selle laulatuse tseremoonia koos dokumentide ja kõigega. Vaatasin ma märkpidest üle, vist vaatas, kõik on okei. Siis tegime kohe videokohtumise, leppisime kokku, kõik oli äärmiselt tore. Ja niimoodi jäigi. Kuni siis järgmine päev, ma lihtsalt siia vahele ütlen, et minu meie suuremad hirmud tihtipeale kajastuvad unenägudes. Ja ma olen unenägudes vähemalt kordi 3-5, võib-olla isegi rohkem näinud seda, et ma lähen tseremooniat tegema ja mul ei ole dokumente kaasas. Ja ma tean, et ma pean kohe alustama tseremooniaga ja siis mul tuleb meelde, et mul on kõik dokumendid tegemata või maha jäänud. Ja siis ma pean nagu midagi seal on erinevad pingelised olukorrad, see on unenäos siis, seda pole veel päriselt juhtunud, aga unenägu väljendab seda hirmu, seda vastutust, mis meil kõigil on, kes me nende selliste asjade tegeleb. Kui sa kujutad üldse ette, mis see on see, et tule tee seda laulatust või mis see tseremoonia siis ära ei ole, aga kui sul on ikkagi seal mingisugune eriline seltskond ja siis kujuta ette, siis muusika hakkab mängima, sul on seal 100-150 inimest, eks ju, kõik on närvis, sa näed, pruut on närvis, rahvas on närvis, kõik on sellised ja siis äkitselt kõik jääb vaikseks ja kõik vaatavad sinu peale. Ja kõik vaatavad ja sa tead seda, et iga asi, mis sa nüüd teed ja ütled, see on ülioluline, sest see on väidetavalt üks tähtsamaid päevasid nende inimeste eludes ja nad kõik nii närvilised ka veel, et kui sa seal midagi valesti ütled või eksid. Kõik salvestatakse, kõik seal on mõnikord on seal mingisugused produktsiooni inimesed, kes ütlevad, et näed, siit tohid minna ja sinna ja siis pildistajad ja kaamerad ja kõik asjad seal. Et Annes võib ka endast rääkida paljudest asjadest ja siis mõtlengi, et mine proovi teha siis, kuidas sulle siis meeldib. Hoopis teine asi on, kui sa teed paariga kahekesi kuskile õunapuu all, eks ju, et rahulikult räägid seal midagi neile. Aga kui sul on selline suursugune pulmatseremoonia, kus kõik on, ütleme siis. Okei, see selleks. Lihtsalt ma tahtsin öelda, et see on nagu selline oluline ja tähtis osa. Ja nüüd, järgmine päev, kui ma olin selle paariga siis nagu kõik kokku leppinud, võtab ühendust minuga agentuur, meie sõber, ja ütleb, et kuule, et see pulm, millest ma rääkisin, et homme siis, ühesõnaga e-mail tuli ka, et mingi välismaalane, ta elab praegu Dubais, tahab minuga nüüd esimest korda kohtuda niimoodi, et me siis saame kokku ja siis hakkame rääkima edasi siin nagu asju. Siis ma igaks vaatasin kuupäeva 25.07. Et ehk siis ma olin topelt bookinud, selle eelmise paaril olin juba ära öelnud ja nüüd ma hakkasin vaatama, et ma olen selle agentuuri inimesega rääkinud juba 2-3 kuud tagasi, kus ta mind ära broneeris ja ma olin lubanud, jah, teeme ära. Ja tema juba arvestas minuga niimoodi. Ei, see on nüüd päriselt. Ja siis ma võtsin selle agentuuri, ma ei julgenud sellele e-mailile vastata, kes Dubais oli, see tahtis kohe nagu rääkida asjast, et ma nägin, et oppa, paanika. Ja kirjutasin sellele agentuuri inimesele, see parasjagu puhkas kuskil, ma ei tea, Bangkoki või kus ta iganes, Tais või. Ja siis, kui ta mulle lõpuks vastus, ei, sa pead selle esimese paari nüüd ära ütlema. Ma olen sinuga arvestanud, see kõik on paigas, mitte mingil juhul inimesed on arvestanud, tähtsad inimesed kõik kuskil Viirelaiul suur pulm tulemas, eks ju. Ei, sa pead kindlasti ära, mina olen esimene, et pulmas on nii, et kes esimene on, see on nagu, see peab olema esimene. Ja siis ma sain aru, et ma peangi ja siis ma kirjutasin selle, õnneks see eilne paar oli nagu üks päev nagu vana nagu see info. Et teate, et siuke lugu juhtus, et mul oli double booking ja ma olin lubanud kellegi. Ja need asjad mul kunagi tavaliselt ei juhtunud, aga nüüd esimest korda juhtus. On see, et sa võib-olla kuskil chatis räägid, lepid kokku ja siis tead, et sa hiljem pead selle kuhugi tabelisse panema, kirja endale kalendrisse. Aga järelikult ma ütlen, vana inimene alli peagi juba, ju siis jäigi see nagu kirja panemata, et see kuupäev. Ja siis ütlesingi selle esimene ära, et see nutis ja halas seal ja kõike niimoodi. Õnneks ma sain Veiko appi. Ma nüüd omavahel ja siis ta lõpuks seal, ühesõnaga asi lahenes. Mis te arvad, et see on nüüd loo lõpp või? Ei ole. See lugu oleks muidugi liiga mage, et rääkida. Siis kohe täpselt sama päeva õhtul, kui ma nüüd sellega, tuli mul e-mail, et tere, et me tuleme täna Tallinnasse
et tahaks kokku saada, et dokumendid ära vormistada. Siis ma vaatasin kuupäeva 25.07. Kolmas paar. Mõtlesin, et täitsa pekkis, täiesti pekkis. Ja siis ma vaatasin, kas ma saan neile nüüd kuidagi nagu ära öelda või midagi, et äkki me tutvume või midagi iganes. Ei, see oli eelmise aasta juunis oli kokku lepitud. Ja edasised e-mailid olid, mis mul täitsa meelest olid läinud, olid me rääkinudki, et nad on Tartust, et kui nad tulevad Tallinnasse, et siis nad tavad ühendusse ja me täidame dokumendid ära. Nendega ma täna muideks kohtun 1:30 siin, et dokumendid alla täita. Ja siis ma keerutasin uuesti selle agentuuri tädile, kes puhkas parasem, ütlesin, et ära nüüd mind maha löö palun, et asi on väga pahasti. Et lihtsalt mul ei ole kunagi varem niimoodi olnud ja loodetavasti kunagi varem rohkem ei tule ka. Ja siis kuna ta Annest ka tunneb, mõtlesin, et Annesed vist Iiri aitavad, mul on ka vist sekretäri hakata vajama, et enam ei hakka püsima meeles, et ma pean sulle ka ära ütlema nüüd ikkagi. Ja õnneks Eigo tuli nüüd appi. Et võib-olla Eigo siis saab selle ära teha. Nii et lihtsalt, et mitte väga pikalt rääkida, saate aru, 3 bookimist ühele kuupäeval on. Annes, sul on sellist asja juhtunud? No ei ole, ma räägin. Need samad hirmud, mis asjad aeg-ajalt võivad mielust tulla. Sinu juttu tuleb praegu vaata üle iga üks kuupäevad on. Vaata üle. Sest ma räägin. Ja vaata, oleks see on nagu, et mingisugune, et kas lähme kinno või lähme, mida. Need on inimeste kõige tähtsam, nad on juba arvestanud, pool aastat, neil on kõik see paigas juba ja siis kui hakkavad mingid tegijad hakkavad ütlema mingit sellist asja. Saate aru, mis see tekitab ja mis see siis sulle endale ka tekitab, kui pahasti ennast tunned. Nii et miks ma seda räägin, on see, et ka nendest väga rasketest olukordadest ikkagi mingid lahendused lõpuks on. Et meil on õnneks inimesi ja õnneks ja Gerta Kammindus, et on mind maha ei löö, et mõistis mind ja ütles, et hea küll juhtub ja pane ikka kalenderisse, järgmine kord ma ütlesin, panen. Aga nii palju sellest. Pane kirja. Pole rohkem vaja seda jama enam. Pange kõik kirja praegu, mis teil iganes. Kui teil on chatis mingi kokkuleppe olnud kellegiga, pange praegu igaks juhuks kirja kalendrisse. Minu soovitus teile. Nii, tere kõigile. Olen Eliise ja ma sooviks teile jagada sõnumit teenimisest. Siis ma käin ühes täiskogudes ja seal me mõnikord tegelesime vaimondidega ja ma sain teada, et minu üheks vaimondiks on teenimine. Seega mind hakkaski huvitama, mida üldse Piibel räägib teenimise kohta. Ja mida see üldse tähendab, et see ei ole ainult teod, vaid see on ka meie hoiak ja südameasi. Et siis kõige ilusam on Piibli pilte, mida ma leidsin, oli see, kui Jeesus peseb enda jüngrite jalgu. See on siis kirjas Johannese 13:14-15, kus on öeldud, et kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Seega tol ajal oli jalgade pesemine veel üldse, teise järelt koristamine, rohkem siuke orjatöö. Aga see, et Jeesus praegu oma jüngrite eest teeb seda, põhimõtteliselt see nagu näitas seda, et see on nagu midagi, mida peame meiegi tegema. Seda ta siis ütleski. Ja lisaks ütleb Mattuse 28, et inimese poeg ei tulnud siia, et teda teenitaks, vaid et tema teeniks meid. Seega see on nagu päris suur erinevus ja ta on ka meid seda kutsunud tegema. Et siis kuidas me saame siis teenida praktiliselt? Et esiteks Jumal meil on kõigile andnud erinevad talendid, anded, olgu see nii väike kui ka suur. Mõni saab laulda, mõni oskab kokata, mõni oskab hästi koristada, aga ükski ei ole altsata, sest et kui me teeme seda Jumalale, siis Jumal näeb seda ja see on kõige tähtsam. Teiseks, teenimine tähendab, et me asetame teised ennast ettepoole ja ise
ise oleme siis rohkem alandlikud ja et me teeniksime mitte oma kasu saades, vaid et me tõstaksime ennast ettepoole ja et me mõtleksime üksmeelselt ja me teeniksime üksteise armastuses. Nagu ütleb seda ka Philippi kiri 2:2-4, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühteviisi mõtled, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Nii et üksi ei pea silmas mitte ainult oma, vaid teiste kasu. Ning lisaks me oleme kutsutud üksteist märkama ja isegi kui meil on raskused, eriti siis, et me oleksime üksteis olemas. See on ka väga oluline osa teenimisest. Et me märkaksime üksteist, et me lohutaksime üksteist ning see on see, mida Jeesus on kutsunud meid tegema. Ning lisaks meil on õndsam anda kui võtta. Seega inimese loomuses on rohkem saada ja saada, aga nagu tõstke käsi, kes on tundnud ennast nii õnnelikuna, kui ta saanud kedagi väga aidata. No vot, seda ütleb ka piibel, et õndsam on anda, kui lihtsalt ainult saada. Aga saamine on ka, seega kui me anname oma aega ja kui me siiralt teenime üksteist, siis see on nagu tähendab ja mõni naeratus või kompliment võib mõne inimese päeva nii ilusaks ja heaks teha seega. Ja lõpetuseks, et siis me ei peaks teenima nurisedes ega oma kasu pärast, me ei peaks seda võtma iseennast mõistetavalt, sest et see ei ole ainult millegi tegemine, vaid me teeme seda lõpuks kõike Jumalale. Et siis seda alati ükskõik, olgu see kas või toolide pesemine või koristamine, see kõik on sama tähtis ja nagu kõik pastorid on meie eest rääkinud, et see on ülimalt, see tuleb, Jumal näeb seda ja isegi kuigi ei märka seda, siis Jumal alati märkab ja see ongi minu meelest jube ilus, et mitte keegi ei jää märkamata. Nii et armastame üksteist, hoolime üksteist ja teenime üksteist armastuse ja hea meelega. Aitäh! Amen! Tere, armas Missio kogudus! Kas te kuulete mind hästi? Mul on nii hea meel, sest tegelikult ma tunnen teist päris mitmeid. Mõndasid hästi ammu juba. Ja ma muideks mäletan, Jaanek, kui sa tulid esimest korda vabandust nüüd, Kairega mu juurde ja ütlesid, et ma pean sulle näitama oma tüdrukut. Ja siis sa näitasid ja siis, kui sina jäid pärast selja taha, siis ta tuli mu juurde ja ütles, on ju ilus. See on kõige... See oli siis, kui te veel ei olnud abielus. Ilmselt esimest korda te hakkasite, see oli nii ammu. Me ei julge matemaatikat täna teha, me jätame kõik matemaatika täiesti vahele. Aga ma nii mäletan seda, sest et ma mõtlesin pärast, et appi kui ilus see armastus on ikka. Et käib ja näitab mulle oma lillekest ja siis ütleb pärast, on ju ilus. Et kui sa veel teaks, kui hea ta on ju. Ei, Jaanek, sa ei olnud jah selline kunagi. Niimoodi. Aga nii huvitav on see, et kui mind paluti siia tegelikult tulla, siis ma küsisin, mis teema võiks olla. Ja mulle anti väga praktiline teema tegelikult. Ajakasutus või aja planeerimine ja teatavasti mult küsitakse seda tegelikult päris tihti, kuna elu on tihe, hästi mitmekihiline ja võib-olla mida võiks siin taustaks öelda on see, et me oleme tõesti elanud oma abikaasaga erinevates riikides, erinevates faasides, erinevates majades, erinevas staatuses. Me oleme nagu siukse skaala läbi käinud, et mõne võrra on see, ooto kuni ma lähen hoogu, siis ma ei pane enam tähele nii väga. Ma vaatan, kuni ma hoogu lähen kõigepealt.
nii et selles mõttes ma saan aru, miks mul seda küsitakse. Aga ma olen ka nüüd aus, täpselt nagu Janek oli. Mul ei ole kõik tagataskus selge. Mul ei ole 5 kuldreeglit, mida siin võiks täna flyerina laiali jagada, et siis te hakkate kõik hästi oskama elada. Puudub. Ja õpin seda tegelikult faasilt siiamaani. Meil on abikaasaga 4 tütart ja mõned neist on siis vanemad. Meil on nagu 2 paari. Duplikaadid tegelikult suht sarnased ka. 25, 22 ja 11 ja 13. Et sellised nagu hoiavad meid noorena ka, aga see tähendab ka seda, et me ikkagi veel hoolitseme pisikeste inimeste eest samal ajal, kui me ka teenime päris mitmel rindel. Nii et jaa. Nii et kui mul seda küsiti, siis ma mõtlesin, yes, ma lähen nüüd piiblisse ja õpin time management, kellele meeldib see ajakasutus, aja planeerimine, kõik asjad selgeks, et kanda palju vilja. Kes on sellest fännanud, kellele see žanr, kas raamatukogus või raamatupoes või podcastides või raadios või kuskil meeldib, tõstke oma 2 kätt. Jaa, need, kes tahavad vilja kanda, nendele meeldib aru saada, kui palju võiks ühte päeva ära mahutada. Mind küll huvitab. Aga tuleb välja, et meil on mitmesuguseid erinevaid asju ja ma pean kahjuks natukene pettust valmistama. Jumala vaim oma sõna läbi juhtis mind täiesti midagi uut nägema ja ma olen ülimalt tänulik sellele. Ja kuna ma esimest korda seda ise avastasin mõni päev tagasi, siis nüüd on see ka esimene kord, kus ma üritan seda väljendada. Nii et andke mulle armu, kui see ei ole väga sujuv või väga selge, aga siin tuleb kasuks see, kui te ise Jumala sõna tunnete. Nii et ma pikin Jumala sõna täis ja kui te lähete koju, siis te saate ise järgi vaadata ja mediteerida sellel sõnal. Minu jutluse või sellise sõnumi pealkiri siis on nõrkusest tugevast, see on väga piiblik. Aga tegelikult algselt ta oli kaootilisest kõlblikuks. Mis tähendab seda, et me kõik oleme mingis mõttes kaootilised, jah? 2 Timoteuse 2.15 ütleb siis noorele pastorile või juhile, eks ju, et püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kellel pole tarbis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab hästi. Ja see huvitav, see sõna, kuidas meil eesti keeles siis ütleb, osutuda kõlblikuks. Inglise keeles ja algkeeles on ta rohkem proovi ennast tõestada, näita, et sa oled. Tekita endas see olukord, et sa tegelikult osutud olevat see. Mitte see, et lihtsalt kuidagi see juhtus, vaid tee ennast nagu treenides, põletades, arusaamises, selguses, teravuses, fookuses, töökuses. Kõiges selles osutu siis kõlblikuks, sest kõik hea vili tuleb sellest, jah? Eks ju, muidu me toetuksime ainult talendile, aga tõsi on see, et Jumala riigis ja väga palju tunnistusi, kui sa kuulad, ei ole tegemist puhtalt talendiga, vaid sageli inimesed, kes võtavad Jumala sõna ja Jumala hoolikust Jumala ees ja seda kirglikust Jumala ees kõige tõsisemalt on need, kes kannavad palju vilja ja rohkem kui need, kes võib-olla on niisuguse külma talendiga, aga võib-olla ei igatse Jumala ligiolu nii palju. Nii et mõnevõrra see, mismoodi me elame, tegelikult toetub millelegi hoopis vaimsemale. Ja võib-olla kõigepealt ma loengi mõned asjad, mida piibel räägib ajast ja siis ma räägin sellest, kuidas me tavaliselt reageerime. Lihtsalt, et jõuda selle kohani, et selgitada, mis pärast võib-olla Jumala sõna nii erinevalt räägib sellest, kuhu me kuulume. Nii et piibel räägib siis näiteks Efesuse 5.15-17 ja ütleb, vaadake siis hoolega, kuidas te elate, see on hästi kuulus, eks ju. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti. Nüüd õigesti originaalis on jumalik. Kasutage aega nii, nagu Jumal seda kasutaks. Vaadake, mida Jumala vaim teile näitab selle sees. Nii hea inglis keeles on good ja godly on tegelikult väga sarnased, sama juur. Ja täpselt samamoodi on tegelikult ka nagu põhimõte, et kõik hea and tuleb ülevalt taevast. Hea ajakasutus on see, mida sa teed vaimu juhtimisel. Mitte see, mida sinu mõistus ja teooriad kohale toovad. Mitte see, mida sinu guru sealt podcastis sulle õpetab, vaid see, mida Jumala vaim sulle sellel ajal näitab teha. Aga me jõuame paremate printsiipideni veel. Ja siis ta ütlebki, seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Tundke ära, mis on tema tahtmine.
Teine kirjakoht on Johannese 9, 4 ja 5. Me peame tegema selle tegusid, kes meid on saatnud nii kaua, kui on päev. Jeesus ütleb seda muidugi enda kohta. Mina pean tegema selle tegusid, kes mind on saatnud, kuni on päev. Ja siis ta ütleb, tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma valgus. Mina olen maailma valgus. Nii et nüüd lisandub sellele, et me tahame palju vilja kanda ja jumalikud olla ja tegelikult kasvatada evangeeliumi, kuulutada, lapsi kasvatada, ilusat kööki ja kodu ja toitu ja põrandad puhtad ja ideaalsed lapsed hästi riietatud ja kõik sinna. Ja nüüd on veel see, et aeg saab otsa ka. Et nagu, et tegelikult ma peaksin nagu vaatama, et ma nagu hiljaks ei jää selle kõigega. Siis tuleb 1. Korintuse 15:58. Nii siis, mu armsad, olge kindlad, kõigutamatud, ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine ei ole asjatu. Nüüd see on see, et kui me oleme püsivad, kui me jääme õigsusesse, kui me oleme nagu need oksad, kes on Kristuses, siis me näeme vilja. See võiks nüüd rahustada, eks ju. Kõik, mis on issandas tehtud, kannab head vilja. Teisest küljest Johannese 15:2, jälle väga kuulus, jälle väga ehmatav, on see, kus ta ütleb, iga oksa minu küljes, iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab. Ta lõikab mingeid otsi, ta juhendab. Tema on aednik, et see kannaks veel rohkem vilja. See on nüüd, mida Piibel räägib. Mina ei tea, kuidas teiega. Ja mulle tundub, et vähemalt Jaanekil aeg-ajalt on ka selline tunne, et olla nagu orav rattas. Ja? Et meil on see, et laps küsib, eks ju, midagi, mida peaks kohe kooli viima. Naisterahvastel on ikka see kokkamine ja pesemine ja nii edasi. Meesterahvastel on omad kohustused ja tööasjad ja siis tulevad vaimulikud nõudmised või keegi jääb haigeks ja me kogu aeg reageerime. Ma ütlen me, sest tegelikult meie oleme kogudus ja ma usun, et meie siin võib-olla ikkagi õpime juba teistmoodi. Aga maailm on põhimõtteliselt teises süsteemis ja ta reageerib sellele, mida väljapoolt nõutakse. Sa lähed kooli, sul on vaja häid hindeid, sul on vaja jõuda klassi tippu selleks, et jõuda järgmisesse paremasse kooli. Seal jälle tipus olla selleks, et jõuda korporatsiooni või mingisugusesse heasse töökohta. Ja see on lõpmatu, siis hakkad maja taga ajama ja autot taga ajama ja sul on kogu aeg selline tunne, et sa sihid midagi, millest sul ei ole endal mingit rahuldust või seesmist meelehead. Et sa nagu kogu aeg ajad midagi ajutist taga. Nii et sellist elustiili siis võibki kasutada või ütelda, nimetada, et see on reaktsiooniline. Iga asja peale sa reageerid, mis väljapoolt midagi toob. Vahel me kukume selle peale rajalt välja. Selleks on omad nimetused nagu läbipõlemine või depressioon mõnel puhul, eks ju, juhtuvad siuksed asjad, kus inimene tunneb, aitab küll, ma ei ole robot. Ja see on õige, me ei ole robotid, me ei ole selleks loodud. Aga siis me ikkagi kogume ennast kokku ja paneme jälle samamoodi edasi. Muideks, need samad raamatud, mida ma mainisin, mis on siis teemaks on ajakasutus ja kõik selline on edetabelite absoluutses tipus. Ja toovad sisse praegult rohkem majandusse sellise meedia siis kanalites, kui võib-olla ükski teine žanr. Seal on väga vähe, mis sellega nagu suudavad võistelda. Et tundub, et inimkond kui selline on jõudnud siis sellisesse kohta, kus nad tunnevad, et oleks vaja rohkem ja rohkem ja rohkem mahutada. Mõni neist ütleb, tee oma plaan suuremaks, su mõtlemine on veel liiga väike, sinu ideaalsus peaks veel suurem olema ja miks sa ei võiks ka veel firmat alustada selle kõrval ja terve maailma ära muuta. Mõni teine jälle ütleb, võta oma plaan ja tee ta mini ja sammudeks, kus sul on 50 checkmarki iga päev, eks ju, ja siis sa iga päev märgid neid ära hommikul, õhtul ja lõunal ja siis sulle tundub, nagu sa midagi teeks. Mõlemad need võivad sind viia ülimasse stressi tegelikult. Aga Jumala vaim on meile andnud selle võimaluse kuulata seda, kes meid on loonud. Olla osaduses kellegagi, kellest saab elu, kellest tuleb elu, kellel on elu sõnad. Nüüd veel mõned erinevused, mida meil on. Materiaalne on see, mida maailm ajab taga. Maine, ajutine. Kui me jõuame sellisesse kohta, kus me üritame samal ajal ajada kõike materiaalset taga ja seda, mida maailm ajab, siis me ei jõua tegelikult mitte kunagi nende varjatud asjade peale, mida see armas noor tütar Elis, jah?
Eliise jagas. Me ei jõua nende asjadeni, sest et need on salajased ja need on need, mida Jumal tasub avalikult, aga mis on salajas inimeste silmade ees ja mis alati ei too raha. On ju? Maailmal on selles hetkes praegult umbes nagu vaikselt kokku lepitud, et raha on ülim edu. Kui sa oled rikas, siis tähendab, sa oled edukas. Ja isegi kristlikusse maailma tahab see sisse tulla, et kui sa oled õige kristlane, siis tähendab, sul läheb nagu alati väga hästi. Ja mingil põhjusel, kui mina vaatan piiblisse, siis ma nagu tegelikult sellist filosoofiat sealt kergelt ei leia. Ja veel enam, kui ma vaatan näiteks Eestimaal. Ja Eestimaa on hea, sest meil on nii pisike maa ja me saame näha, et mõned vaimulikult kõige mõjukamad inimesed ei ole püstirikkad. Hiljuti just suri Eenok Haamer ja meil õnnestus Veiko Võsuga teda intervjueerida just mõni aeg natukene ennem. Ja ma mäletan seda, et nad jäid pikemalt ja pikemalt Veikoga veel vestlema ja ma istusin seal ja ma lihtsalt jälgisin seda meest. Ja mis mind nagu kõige rohkem puudutas oli see, et kõigest, mis ta teadis kõiksuguseid asju. Ta teadis Eesti ajaloost, ta teadis numbreid, aastaarve nagu taskust järjest, nimed järjest. Ta on olnud sellistes astmetes rääkinud valitsuse või valitsuse mõjutajatega. Aga kogu see aeg ta räägib nagu Jumalast. Ta ei räägi endast, ta ei maini ühtegi asja uhkuse pärast, vaid ta lihtsalt kogu aeg räägib sellest, kuidas Jumala käsi meie rahva seas on liikunud ja kuidas Jumal armastab Eesti inimesi. Ja näete, see kuidagi puudutas mu südant eriliselt, sest isegi kristlikus maailmas on meil vahel see, et ma tahan olla kõige parem jutlustaja või ülistaja või ma ei tea, pulmavanemad, sihukest tiitlit vist ei ole. Aga ütleme, ka kristlikus maailmas me võime olla kõige ja me hakkame saama võib-olla natukene raha, vähemalt Ameerikas need rahad lähevad suureks ja võib-olla tuntust. Aga kui me hakkame selle peale sihtima, siis see ongi, kus Jeesus ütleb, kui te ajate neid asju taga oma elu, siis te kaotate selle, mis mina olen teile valmis pannud ja neid asju ei saa ühendada. Teise koha peal ta ütleb mammonat ja Jumalat siis, eks ju, seda kirjakohta mul siin ei ole, aidake, ei saa teenida, sest need on kaks täiesti erinevat identiteeti. Kui sa hakkad raha taga ajama või edu, mis on maailmale silmapärane, siis sa kaotad ära võime kuulda Jumalat, sest sul on kogu aeg teine Jumal nii-öelda, kes sulle vahele tuleb. Kogu aeg räägib midagi muud. Praegult sa peaksid hoopis seda tegema. Praegult sul ei ole aega palvetada. Praegult sul ei ole aega paastuda. Sa ei saa oma lapsega pikalt rääkida, sest et sul on ärimiiting. Mingid asjad kogu aeg sul on konflikt ja lõpuks see on nüüd see, kus see rikas mees oli, kes tuli Jeesuse juurde. Ja kui Jeesus talle ütles, aga anna see kõik ära, siis see muutus kurvaks. Ta ei olnud veel seda lõiget oma südames teinud. See on südame ümber lõikamine, mis meis jätkub kogu aeg. Ma võin täna olla väga hea koha peal väliselt teile paista, aga tegelikult Jumal lõikab mu südant iga päev. Need, kelle peale me alt üles vaatame, need on ikkagi veel lõikamises, sest me kõik oleme viinapuud ja me peame kandma palju vilja. Aga ma natukene läksin teemast kõrvale. Ma tulen tagasi. Kes siis ütleb meile, mis on minu elu eesmärk, mis on sinu elu eesmärk? Kus on sinu õnn? Me lihtsalt eeldame, et kõik see, mida maailm taga ajab, ilmselt on tõestatud, et toob õnne ja ometi need rikkad ja tugevad ütlevad, et ei, see ei toonud mulle õnne. Mul on tühi auk sees. Kes siis aitab mind selles? Ja kas Piibel ütleb konkreetselt kuskil, et mul on teile kõigile üks ja sama kutsumine? Ühelt poolt ütleb, kuuluta evangeeliumi. Seal, kus sa käid, seal, kus sa oled, ole evangeeliumi jagaja, kuuluta, ära häbene Jumala evangeeliumi, sest see on vägi igale ühele, kes kuuleb ja kes selle vastu võtab. Aga teisest küljest ta ei ütle, et igaüks peab meist hakkama vot seda teist või kolmandat tegema. Ometi Jumala riigis on inimesed on nagu näpujäljed või lumehelbed, igaüks on unikaalne. Ja meil on seda raske vahel mõelda. Keegi ütleb nii hästi aamen, aitäh teile. Kui me oleme väga noored ja eriti lapsed vaatavad oma ema ja isa ja matkivad kõiges ja see on väga-väga hea. Mingil hetkel, võt just seal, kus see Bibi on, eks ju, kuskil, korraga sa vaatad, ta võtab oma karakteri, oma Jumala tundmise ja Jumal hakkab temale rääkima asju ja ta ei ole enam täpselt nagu tema ema või isa. Teismelise eas me hakkame arenema kohta, kus midagi veel ei ole olnud.
ja samamoodi mina usun, et Jumala kogudus on praegult kohas, kus tulevad esile uued annid ja uued teenimisviisid, mida mitte kunagi ei ole vajagi läinud. Kas keegi on tähele pannud, et maailm on täiesti muutunud? 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat. Vau, meie läksime Ameerikasse, nüüd on juba siis peaaegu et 25 aastat, sest et me oleme peaaegu 4 aastat Eestis elanud. Tegelikult ongi 4 nüüd juba. Ameerika on tundumatuseni muutunud. Täiesti uskumatu, missugust pööret me lihtsalt saime seal selle 20 aasta jooksul näha. Aga Eesti on samuti. Nii et kogudus ei saa samamoodi tegutsedes, samamoodi jutlustades, samamoodi mõeldes ja samamoodi funktsioneerides tegelikult adresseerida inimesi, kes täna on väljas. Nende vajadused, nende janu, nende tõetunnetus on hoopis teistsugune. Mõni neist ei usugi, et tõde on. Me peame jõudma selle kohani, kus sa ütled inimesele, istume nüüd maha ja räägime, mis tõde on. Ja meie kogudusena peame õppima, meie keskel peavad tõusma üles apologeetikud ja inimesed, kes lähevad sellele tasandile ja ütlevad, mõtleme koos. Ma tahan olla sulle sõbraks. Mõtleme koos ja niimoodi me võidame hingi. Tänapäeval, kui tulevad sisse mõned noored, nende mõistuses on asju, mis meil ei olnud. Ja kui me neid ära ei taba Jumala vaimu läbi, kes neid armastab rohkem, kui meie iganes oskaksime. Ja kui me temalt ei võta õpetust, siis me oleme väeta. Huvitav lugu on see, et heebrea keeles sõna pat. Kes teab, mis see tähendab? Märgist mööda laskmine, väga hea. Nihuminek, rajalt väljumine. Huvitaval kombel Piibel räägib sellest päris palju, kes jätsid maha oma päris raja. Mäletate, kui ta räägib langendinglitest, siis ta ütleb, ma ei tea, kuidas eesti keeles täpselt ütleb. Nad lahkusid oma trajektoorilt. Me oleme nagu nooled loodud millegi jaoks. Jumal on pannud meie DNA, meie kasvatuse ja see, kuidas ta ise meid vormib. Nagu noole tupest välja minemiseks, et tabada märki. Sina, mina, kõik meie siin, kelle poole sa vaatab paremale ja vasakule, on loodud millegi tabamiseks vaimus ja vilja esile toomiseks. Nüüd, kui me laseme välistel asjadel ennast häirida, siis me ei taba märki ja selle asja nimi on patt. Aga need, kes patus elavad, kes süstemaatiliselt lasevad ennast sellest nagu välja minna, need ei näe Jumalat. See on ju huvitav, et need terminid, me vahel kardame seda legalismi. Umbes, et ahah, kui ma teen väikse vea, nüüd sa ütled, et ma lähen põrgusse. Ei, ma ei ütle seda, teate miks? Sellepärast, et Jumala vaim on sinu sees ja ta korrigeerib sind. Eks ju? Kui sa oled aus iseendaga, siis Jumala vaim sinu sees annab tunda, kui sa hakkad märgist mööda minema. Eks ole ju? Ta annab teada sulle, et kuule, midagi on nihu. Mul ei ole suurt rõõmu, need samad vaimuannid Galaatia, millest me just täna lugesime siin 5. pealik. Kui need hakkavad ära minema, see on nagu autol tuleb see mootori ohumärk peale, millega naised ei tea enamasti, mida teha. Punane, iga kord, kui auto paned käima, jälle käib närvidest läbi, et midagi on nii viltu, aga ma pean ikka sõitma. Võt selline tunne vaimulikult on, kui sul hakkavad vaimuviljad kuidagi ära vähenduma. Korraga ma olen õudselt pahane, jube kiirelt lähen närvi. Mingisugused asjad on mul, kas kadedus tuleb sisse veel või mingid muud asjad. Ja sa saad aru, et oi, see ei ole üldse see vaim, kus mina olen kutsutud nagu vilja kandma. Ma ei saa vilja kanda, kui ma olen selline. Aga siis me saame meelt parandada. Nii et ära arva, et ma kuulutan täna tuld ja tõrva, vastupidi. Me jõuame selleni, et Jumal tegelikult juhatab meid. Aga tõsi on see, et kõige lõpuks, kui kõik meie elu on settinud, siis on ainult 2 võimalust. Sa kas jõudsid Jumalale nii ligi, et sa said temaga üheks sellel hetkel. Ennem kui sa taevasse lähed, sa oled Jumalaga sisuliselt üks. Sa ütled mina ja sina. Palgest palgesse. Või sa ütled, ma olen metsa pand. Ma nüüd saan aru, et ma panin oma redeli valele mäele ja ma ronisin kõrgele väga valele mäele. Ja mul ei ole enam aega ümber ehitada. Eks ju? Nii et see on üks hea pilt, mida tasub meelde jätta, et see on nagu viltu sihtimine või siis lihtsalt välja minemine, kui mingisugune takerdus tuleb ette või. Veel mõned kontrastid, mis on meil maailmaga. Meil ei ole oma agendat. Meie kristlastena oleme kutsunud elama issanda tahtes. Jeesus ütleb, see, mida ma näen isa tegemas, seda pean mina tegema. Selleks, et vilja kanda, pean mina püsima Kristuses ja olema temasse juurutatud. Meil ei ole oma.
Jeesus ütles Getsemani aias mitte minu, vaid sinu tahtmine, mis tähendab meie siin kogudusena võime küll maha istuda ja mõelda, et paneme 10 aasta planeeringu paika ja siis teeme sellest projektid. Teate, nagu nad ütlevad, ma tean neid õpetusi. Tehakse väiksemad sammud, nendele tehakse väiksed sellised ülesanded, mida peab tegema, millise tihedusega. Ja muideks koguduses Ameerika kogudustes seda tehakse tihti. Ja me tahame, et 10 000 inimest saaks päästetud suurel kogudusel näiteks sellel aastal kõikide meie nende kaudu. Jagame nii, et sina saad selle hulga, sina, siis hakkame seda. Aga inimesed ei ole projekt ja Jumal tihtipeale ei kirjuta sellistele asjadele alla. Kui see isegi kõik sünnib, siis võib juhtuda, et issand ütleb, ja te tegite neid asju küll minu nimel, aga ma ei tunne teid. Palju parem on see, kui me tuleme, nagu piibellikult ütleb, palves ja paastumisega nad tulid kokku, et otsida, mis Jumal neile näitab. Sellel viisil apostlite tegudes saadeti välja töötegijaid. Sellel viisil apostlite tegudes nihutati või peenestati õpetust, kui paganad tulid sisse, kas nad peavad kõiki käske. Mäletate, nii armas lause on neil, kui nad siis seal vaidlesid nädal aega seal Jeruusalemma konsiiliumis. Nad tulevad tagasi ja ütlevad, pühale vaimule ja meile tundub nii. Mulle nii meeldib. Või näis hea. Eks ole ju? Vau! Ise tulised juudid kaklevad 2 nädalat. Nad ei kakle kusjuures, aga nad on väga head väitlejad. Ma julgustan kristlasi ka. Jumala sõna on palju sügavam, kui meile vahel tundub nende sloganite alusel. Me tegelikult võime õppida, hakkama vaadata, mida mingid kirjakohad tegelikult tähendavad ja mida nad ei tähenda kogu kirja valguses. Et väitlus on hea. Ja siis nad tulevad sealt välja peale 2 nädalat ja ütlevad pühale vaimule ja meile näis niimoodi hea. Ja nüüd see on seadus, sellest me elame. Meil ei ole kõiki käske vaja pidada, mida juudid peavad. Me teeme plaane, aga Jumal juhib meie samme. See on hästi huvitav. Me teeme plaane. Jumal annab meile tarkuse, aju, loogika, sammud, tehnika ja mõnikord tehnoloogia, et panna kõik asjad mingisugusesse süsteemi. Aga palves ja issandaga üheks olles me paneme kogu aeg seda altarile. Issand, räägi nüüd. Vaata, siin on, mis mul oli mõttes, aga kas sa juhiksid mu samme? Kas sa näitaksid, mis on puudulik? Kas sa näitaksid, mida ma peaksin siin, mida ma võib-olla olen vahele jätnud või millega ma olen kiirustanud? Nii et mõtted ja plaanid meil on, aga me teame, et kogu tarkus tuleb ülevalt. Tema on see, kes seda teeb. Ja see on õpetussõnad 16.9, kus ütleb. Nii et kokkuvõtteks, kui issand ei ehita koda, siis tühjana vaeva näevad ehitajad temaga. Ja kui issand ei hoia linna, valvab valvur ilma aegu. Nii et meie võime hästi magada, kuna issand, kui me oleme tema teedel, siis ta nagu valvab, ehitab, hoolitseb. Muideks ma tõmban korra kõrvale. Emana ja isana olemine on meeletu vastutus. Ja mina olen väga tundnud seda, kuna meie elustiil on väga selline aktiivne. Ja ma vahel tunnen ennast süüdi, et ma ei ole sellisel kombel nagu mõni väga hea ema. Nii Ameerikas kui Eestis meil on mõned head emad, keda ma vaatan ja mõtlen, et miks mina ei ole rohkem selline? Miks mina hoopis teist tüüpi olen? Aga Jumala vaim on korduvalt öelnud ja tegelikult ka viljadena näidanud, et tema hoolitseb nende asjade eest, mida meie ei oska või ei saa, kui meie süda on kiindunud temasse. Kui me armastame teda kogu oma hingest ja kogu oma väest, kõikidel oma teedel ja radadel, kogu aeg mõtleme, mida tema nendest asjadest arvab, kuidas tema neid inimesi või olukordi näeb, siis ta hoolitseb nende asjade eest, kuhu meie käsi ja aeg alati ei ulatu. See on hea puhkamise koht. See on hea koht olla. Mina vaatasin natukene juba kunagi varem, mida ortodoksid räägivad vaimulikust kasvust. No ja nüüd mõnel kindlasti ehmatus tuleb kohe peale, et nii nüüd tuleb, et tuleb 3 korda nädalas paastuda ja siis tuleb ennast veel piitsutada äkki ja mida teha. Ja mõned asjad on meile võõrad, eks ju. Aga ma vaatasin ka seda, mida piibel räägib, mis olid harjumused Jeesusel. Ja miks ma ortodokse sisse tõin on, nendel on üks termin selle kohta, mis minu jaoks on nagu hästi ilmekas. Nad ei räägi sellest, mida iga inimene peaks tegema ja kuhu nad saavad areneda. Aga nad räägivad sellest, et vaimulikuks kasvuks peaks olema üks struktuur.
Vot väga hea näide, midagi sellist. Ja eestlased kasutavad neid nii tomatitaimede puhul, Iisraelis kasutatakse seda viinapuu okste jaoks. Põhimõte on selles, et sul on üks tugev alus, millest kinni haarates või kinni hoides sa võid võtta kuju, mis sulle on Jumalalt antud ja kanda vilja võimsasti. Kurk, tomat, viinamari, need vajuvad longu ja lähevad tegelikult raisku, kui neil ei ole tuge. Ja see on siis inglise keeles trellis, on, kuidas nad nimetavad, aga meie vist ütleks kasvuvõre või kasvutalad, eks ju. Ja need on siis mõned sellised harjumused, habits inglise keeles, harjumused, millest sa hoiad kinni, otsides Jumalat, otsides kogu aeg tema palet. No mida meie ka teeme, tavaliselt on hommikupalve, võib-olla heal juhul söögipalve, siis on õhtupalve. Käime ristimistel, toome heal juhul oma lapsed ja iseennast kirikusse kord pühapäeval, kord nädalas pühapäeval. Need on tegelikult kõik meie vaimulikud sellised asjad, mida me teeme ja mille najal me kasvame. Inimene, kes jääb palju sellest kõrvale, kaotab oma kontakti tegelikult ka Kristusega, sest me ei jää üksi püsima. Mida siis, ma vaatan, kus on Jeesus. Jeesus palvetas näiteks. Markuse 1.35 ütleb konkreetselt, vara hommikul ende valgeta tõusis, läks tühja paika ja palvetas seal, nagu tal oli kombeks. Nagu ta alati tegi. Markuse 10.1 ja Jeesus tõusis, tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit ja ta juurde voolas kokku rahvas ja ta õpetas neid, nagu tal oli tavaks. Tal olid mingisugused rütmid, millest ta alati liikus. Õpetamine tähendab õppimist ja õpetamist samal ajal. Nad kogunesid selleks, et Jumala sõna tundma õppida. Kui mingi kõige tugevam 2 asja, millel see usuelu meil seisab, siis on palve ja sõna. Sõna ja palve, Jumala vaimu tunnetus. Need on need asjad. Aga selleks tuleb meil teha see mingi harjumus. Ja ma ei hakka täna küsima, kellel meil on see harjumus, et me iga päev uurime Jumala sõna. Mitte lihtsalt ei loe muideks, vaid mediteerides aeglaselt mälume läbi ja mõtleme, mida see tegelikult täna meie jaoks tähendab. Iga päev näiteks. Siis ta käis sünagoogis, mainisime kirikut, Luuka 4.16 räägib selles. Ja siis on ka puhkas. Meil on kirjakoht Markuse 6.31, kus on selline kirjakoht, ütleb, et rahvas tuli nende juurde pidevalt ja pidevalt, aga Jeesus ütles, lähme nüüd ära, lähme puhkama, võtame natukene aega maha. Ja teate, mis ta peale seda ütleb? Kuigi rahvas ootas, järgis neile, meil on need teada, eks ju, Jeesusele järgneti kogu aeg. Järgmine hetk ta ütleb, aga täna me lähme uude linna. Mis te arvate, kus ta selle sai? Ta kuulis seda isalt. Ta ei läinud sinna, kus oli nõudlus, vaid ta läks sinna, kuhu isa teda juhtis. Hästi huvitav. Mõtle, kui meie oleksime samamoodi. Sabat, üks seadus, mis on meie enda tervisele kasuks. Teate, mul on uudiseid teile. Silicon Valley's, mis on siis see tehnikakeskus seal Ameerikas, me elasime seal, on suur tava nüüd suurtel ärimeestel ja ülemustel võtta sabat, mis tähendab kord nädalas täiesti elektroonikavaba ja puhkepäeva, lihtsalt ainult inimesed, mitte mingisuguseid töömõtteid. Ja nad teevad ka mingisuguseid selliseid sabatinädalaid ja selliseid asju. Et kuidagi aeg on muutunud sinna, kus inimesed saavad aru, et ajud kärssavad, lihased kärssavad, ärid kärssavad, kõik läheb kärssama, kui sa ei võta aega natukenegi mõelda, kuhu sa oma eluga päriselt jõuda tahad ja mis sulle päriselt oluline on. Nüüd issandaga olles me sööme, joome ja puhkame ja teate, mis juutidele siis puhkepäev sabat tegelikult tähendab. Nad meenutavad ja mäletavad ja ütlevad endale sellega, et minu töö ei päästa mind, vaid Jumal kannab mind läbi ka siis, kui mina ei tee mitte midagi. Juutidel on ütlemine, et nemad ei pea sabatit, vaid sabat on neid pidanud, üleval, hoidnud. Ja nad on olnud läbi maailm, ükskõik mis maailma rahvaste seas on, neid asju, palve, Jumala sõna uurimine, sellised asjad, neil on nagu me kristlastena võiksime õppida seda, et vot need talad võiksid nii paigas olla, kui Jumal ütleb meile, nüüd mine ja tee seda, siis sa oled täis sõna, sa oled võimeline paastuma, sa oled võimeline teiste eest palvetama, sa tead, kuidas evangeeliumi jagada, sest sa oled mediteerinud sõna.
sul ei ole ainult neid papagoilikke väljendeid, mis sa oled kuskilt kellegi kaudu kuulnud, vaid su sõna elab sinu sees ja sa purskad seda välja ükskõik kust nurgast. Sind torgatakse, see tuleb naturaalselt esile. Mida süda on täis, seda sa kannad. Huvitaval kombel, nüüd mida ma üritan, kui ei ole veel selgeks saanud, ma üritan neid pulgakesi välja tuua. Palve, Jumala sõna tundmine, õppimine ja õpetamine, treenimine, ütleme paastumine. Mis ta paastumine teeb? Paastumine võtab ära selle, et sa kuulad alati, mida sinu keha või sinu hing igatseb. Teate, kui raske on algul paastuda, aga mida rohkem sa seda teed ja ma nüüd ei ütle, et mina olen kõva paastuja, aga ma lihtsalt ütlen, ma tean, mida see tähendab. Sa võidad selle. Mu mees ükskord ütles, tead, et paastumine, seda kirjeldatakse piiblis kui siis enese hinge alandamist ja see sõna on sama kui vägistamine. Nii kole. Aga see tähendab seda, et sa võtad jõuga üle ja sa teed, mida sina tahad, mitte see, mida minu hing tahab. Mida minu kirg tahab. Ma tahan süüa, ma tahan praegult ühte rasvast kana, aga ma lähen praegult ja loen Jumala sõna. Muideks, see on hea mõte selle peale ka, et kui öeldakse, et oi, mul ei ole aega Jumala sõna lugeda. Kui sa paar korda nädalas võtaksid näiteks võimaluse paastuda, siis iga kord, kui sa sööksid, sellel ajal loeksid Jumala sõna, su kasv oleks metsik. Ma lihtsalt ütlen, niimoodi sa võidad aega, selle asemel, et seal kokata. Saate aru, et tegelikult on võimalusi. Nüüd, kas see on legalism? Ei ole, aga kui sa neid asju teed ja kui su hing on treenitud, nagu Jeesus treenis oma hinge. Paulus ütleb, ta võtab oma keha ja teeb selle orjaks vaimule. Kehal on oma tahtmine. Meil on nii head kirjakohad, mäletate, mida me lugesime. Need on täpselt need kirjakohad. Aga ma võtan oma ihu ja ma teen ta orjaks. Miks? Sest ma tahan Jumalalt au. Ma ei taha siin maa peal olla see kõige vägevam, kuulsam ja rikkam, aga ma tahan Jumalalt au. Ma tean, see läheb juba natuke pikale, ma lähen kiiresti edasi. On okei või? Ega küsimusi ei ole. Mõni korra pärast. Ma tean, et mul on kombeks kiiresti rääkida ka. Aga nüüd ma olen juba mõnda asja lugenud. Käis sünagoogis, puhkas. Ja Jumala eesmärk talle oli, mis asi? Päästa maailm, rääkides Jeesusest. Jumal oleks võinud talle öelda, mine vaata seda, kuidas seda äri seal tehakse. Vaata, kuidas need poliitikud seal on. Mine võta see riik maha. Pane ennast ülemuseks. Ongi kõik. Aga ta ei öelnud. Tema Jumala poolt kutse oli päästa inimesti südameid ja vaime. Sul on täpselt sama kutsumine. Täpselt, see on kõige hinnalisem kutsumine. Teate, kui ma hakkasin mõtlema, mis on piiblis üldse öeldud selle peale, mis on meie eesmärgid. 2 asja, nii naljakas. Üks kirjakoht on, kus ütleb, tee oma eesmärgiks olla alandlik ja elada tasast elu. Teate seda kirjakohta? Muideks siuke kirjakoht on olemas. Aga teine on, mis alati paistab välja, on tark toob hingi issanda juurde. Tark räägib evangeelium, tark päästab hingi. Nii et need 2 asja. Ma ei teinud süva uurimist, võib-olla te leiate rohkem. Aga see tähendab, et need on olulised asjad. No nii, ma korra puudutan sporti ka. Mul on mees, kes tegi Ironmani. Yeah! Aga mina ei ole mitte mingisugune sportlane, ma hakkasin vaikselt nüüd ujuma. Aga mõte on selles, et ma tean, mida see tähendas. Mingisugune 6 aega ennem Ironmani sul ei ole meest. Sul ei ole mees. Ta on kadunud hommikul, ta jõuab õhtul, ta sööb ainult mingeid oma vedelikke ja mingeid asju. Ja ta mõtted on ainult selle peal. Nagu, sa vist enam sa oled harjunud. Mina arvan, et üks on juba harjunud siin. Iiri, kuidas on nii või? Ei ole nii? Mõni on ja. Mõnevõrra lihtsam ka, ja. Aga mõte on selles, et sul ei ole nagu, et kuule, ehitaks maja või? Koliks või? No, et sa ei saa pooli juttu üldse rääkida, sest et sul mees vaataks ilmselt, et nagu mingit ühendust üldse ei toimu. Ta peab selle võistlusega ühele poole saama. Nüüd ma jõuan sellega selleni, et eludes on sesoonid või hooajad. Piibel, kogu ja raama räägib sellest, igaks asjaks on määratud aeg. Ma jagan ära, et mu mehel on määratud aeg, ta on küll selle ise võib-olla määranud, aga tal on määratud aeg praegult fokusseeruda just selle asja peale. Ma ei saa muudele asjadele teda praegult pühendada. Aga Jumal määrab sinu elus ka asju.
Lapsena on sul määratud õppida ja saada nii targaks, nii intelligentsi, emotsionaalse kui mõistusliku loogika kõikides tugevustes. Sportlikult ka, ehita musklit. See on sinu alustala, jälle täpselt need samad alustalad. See on sinu lapsepõlv, sa ehitad neid süsteeme, mille najal metsikult tugevaks saada issanda väes ja tugevuses. Mulle meenub Jeesuse kohta öeldakse ka, ja ta sai tugevaks, kuidas öeldakse? Hinge kuidagi tarkuse poolest ja armus inimeste, seal on väga huvitavat ütlemist, mida öeldakse. Hästi ilus, mul on see tegelikult piiblis alla joonitud. Mõte on selles, ta kasvas väga edukalt ja hästi, ta ei olnud niru oma kasvamises. On ju? Tippatleet teeb seda. Samamoodi teeb tippviiuldaja, tippülistaja, ta treenib oma häält, ta ei joo piima või ei söö piima šokolaadi ennem laulma minekut, on ju? Ja. Ta teab täpselt, mida on vaja. Ma tean, et pillimängijad, mõned maailma tipud panevad peaaegu, et öö ja päev, nad tõesti ainult magavad ja söövad ja käivad vetsus, aga nende fookus on ainult oma pillimängul. Nüüd huvitav asi, kui me õpime seda, mida teised teevad, siis see on väga-väga hea teatud eani, nagu ma juba ütlesin. Aga tuleb aeg, kus Jumal ütleb sulle midagi teha, mida veel ei ole olnud. Ja ma toon siin muusikalise näite. Mõtle Beethoveni peale. Beethoven õppis, tegi ja korraga tuleb, vaim tuleb peale. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et ta paneb ööd ja päevad, paneb kirja asju, mida mitte keegi pole näinud, ega silm pole näinud, ega kõrv pole kuulnud sisuliselt. Siis tuleb sealt lõpuks välja ja terve maailm vaatab ja ütleb, aga sükest asja pole üldse olemas, kuidas seda üldse mängitakse, kuidas see võimalik on? Ja tuleb üks kõige paremat muusikat, mis sellest ajastust on üldse välja tuld. Nüüd on see meie jaoks klassika, me kummardame, vaatame ja õpime seda. Aga ärge kunagi unustage, iga uus asi on tulnud vaimust. Sama on Jumala riigis. Iga õige ja suur ja võimas asi, kus on tõesti hinged saanud päästetud läbi ajaloo. Inimene või inimesed on saadud vaimust puudutatud. See ei ole olnud see, et nad on väga head ülikoolid läbi käinud. Mõnikord ei olegi nad ülikoole läbi käinud. Ma ei ütle ülikoolide vastu midagi, aga ärgem sellega arvestagem, et sealt tuleb ärkamine, kui me kõik lähme ülikooli. Ärkamine tuleb, kui me hakkame kuulama, mida Jumal ütleb ja me kaotame hirmu selle ees. Nüüd veel ma räägin Hebrea sõnadest. Sõna usk tähendab ka usaldust ja selle üks pilte on, kuidas beebi jääb emme rinnal magama. Teine pilt on tool. Võtke meesterahvas, mõelge tooli peale. Naisterahvad võivad mõelda, need, kes on emmed, need teavad, kuidas see on. Beebi korraga muutub täiesti raskeks nagu lorts ja ta jääb su peal magama. Ta ei tea, et kas ta veereb alla või kas tal veel elu sees üldse ärkab sealt üles või midagi, aga kõht on täis, hea ja soe on olla ja ta lihtsalt vajub raskeks. See sama pilt, seda sama pilti kasutatakse usu nagu selliseks pildist väljendamiseks. Tool siis sellega, et vaata, me istume. Me teame, et see kannab ja ongi kõik. Usk ei ole vastavalt maailma ütlemisele mitte pime, vaid usk on tunnistus millestki, mis on nähtamatu. Tunnistus sinu vaimus. Beethovenil oli tunnistus, et see on muusika, mis peab temast välja saama. Ta leiutas mingid märgid, kuidas seda kirjutada ja nüüd me kõik õpime seda. Samamoodi ärkamisaegsetel jutlustajal oli tunnistus, et me peame lihtsalt hakkama jutlustama, tulgu mis tuleb, me ei jää enam vait muidu. Mooses läks ajas oma rahva välja, läks Vaaraole 10 korda. Tal oli periood, kus ta pidi 10 korda minema Vaarao juurde rääkima temaga näost näkku. Ise ei osanud rääkida, me saame aru. Ja Vaaraole oli öeldud, et ta ütleb talle ei, 10 korda. Ja siis ta viib rahva välja. Tal on kasvamise ja pettumuste aeg, siis tal on tegutsemise aeg, siis tal on koht, kus ta jalutab jälle 40 aastat kõrbes ühe nuriseva rahvaga ja näeb palju imesid. Need on perioodid. Sa ei saa elada niimoodi, nagu sa oled laps, kui sa võtad rahvast Iisraelist välja. Sama isik, aga täiesti teine tulemus või teine viljakandmine, teine autoriteet, teine olemisviis. Mulle hästi meeldib, kui me vaatame paremale ja vasakule, kes on tugevad tegijad igal pool. See on väga oluline. Aga ainult läbi püha vaimu. Ainult küsi, Jumal, mida ma võin siit õppida? Ära kunagi proovi olla keegi teine. Sest Jumal tahab sinu kaudu teha midagi, mis veel ei ole üldse tehtud. Mis
mis kell ma lõpetama peaks? Te olete üks kõige lahedam kogudus, hästi tore, ma varsti lõpetan. Ja, kes tahab? See on juba nagu algkogudus, kuulge. Ei toetagi, ei öeldagi kellaaega. Ja see kirjakoht Pauluselt on siis 1. Korintuse 9.23, millele ma juba viitasin, kus ta ütleb, et aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast. Kõike, kus ta läks vangi ja sai peksa ja tegi seda teist ainult evangeeliumi pärast. See oli tema Ironman. Ja ta ütleb, eks te tea, kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, auhinna saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saaksite. Ent iga võistleja on kasin kõiges muus, kõiges kõrvalises, tal on klapid peas. Nemad küll selleks, et saada närtsivat, aga meie, et saada närtsimatut pärga. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi, ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks. On ju hea kirjakoht. Niisiis meie mõte. Selle asemel, et kuulata neid podcast'e ja raamatuid ja mõelda, et ma pean sihi seadma oma elu lõpuni ja mööda seda niukseid väikseid projekte ronima, peaks meie siht olema issanda tundmine, sest me peame olema Kristuse sarnased. Meie siht, meie Ironman on saada Jeesusele nii ligi ja nii tema sarnaseks, kui absoluutselt võimalik on. Selleks tulevad kasuks hoopis teised asjad kui need, mida maailmas. Näiteks ülistus on üks asi. Seesama muusika, millest me rääkisime, kui sa oled issanda ligiolus, kui sa ülistad, kui sa mõistad, et ta on nii palju suurem kui sina, siis see muudab sinu DNA-d. See muudab seda, kes sa oled. See muudab seda, kuidas sa usud. See täielikult muudab kristlust. Kui me lihtsalt tuleme teooriat lugema, siis Jumala vägi ei saa meid kätte. Me oleme tegelikult nagu torud. Kui me vabastame ennast ja tühjendame, siis tema saab liikuda. 1. Timoteuse 4.8-10 ütleb, kehalisest harjutamisest on vähe kasu. Aga Jumala kartus on kasulik kõigeks ja sellele on praeguse ja tulevase elu tõotus. See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist. Olgem nagu need trennijad, kes on enne suurt võistlust, aga vaimulikes asjades, et ligi saada Kristusele ja teda tunda, palgest palgesse näha. Selleks on sul hommikupalveaeg. Selleks on sul võib-olla kord kvartalis või kord nädalas. Mulle küll meeldib võtta kord kvartalis umbes vähemalt. Mingi aeg, kus ma panen kõik oma plaanid Jumala ette. Nagu kõik. Jumal võta midagi ära või lisa midagi või ütle midagi või las ma muudan kõik, kuidas vaja. Kuhu Jumala vaim sind õhutab, seda õpi. Vaata inimesi, kes selles liiguvad, mis sind kõige rohkem köidab. Õpi. Mine vaata, kuidas need inimesed funktsioneerivad. Mis on need piibli kirjakohad, millele nad on üles ehitunud. Ja korrigeerigi, kui on vaja. Hakkame väitlema, ütleme, kuule, aga kas see kirjakoht tähendab. Aga et kogudus saaks tugevaks, on meil vaja tegelikult kõiki ande välja treenituna ja tugevatena. Nüüd, mis on hästi lahe ja sellel noodil ma lõpetan. Meie ei tööta palehigis, vaid meil on issand, kes lõpetab selle, mis ta on alustanud. See on nagu siin praegult see väike roheline aed, kus on siin pungake ja siin õieke ja võib-olla mõni õunakene on juba kuskil täitsa paista ja nii edasi. Aga see ei ole meie endi jõust, nii nagu õunapuu või apelsinipuu ei too seda palehigis esile, vaid õitseb päikese käes, õitseb issanda ligiolus. Niimoodi tuleb sinust vili esile. Täpselt nagu Eliise ütles, me teenime teineteist, me ei vaata oma elu, aga me kuulame kogu aeg Jumalat ja ühel päeval võib olla nagu Mooses, nüüd lähed Vaaro juurde ja vabastad mu rahva. Sa ei tea, mida Jumal sulle ütleb. Või mine selle inimese juurde ja mine ütle talle, et ta elab patus, tule tagasi. Ära mine hukka. Mine armasta oma ligimest. Ja ennem kui ma loen viimase kirjakoha, mõned ootamatud ortodoksi asjad, teate, mis nendel on? Enesevaigistamine. Ja ma mõtlesin, see on ju huvitav. Maailm on väga närviline ja mürarikas. Enesevaigistamine on neil üks enesedistsipliin. Teine on pattude tunnistamine. Vaat need on nüüd võõramad, on ju, me ei ole selle peale mõelnud. Mina küll tegelikult peaks ennast vaigistama rahal rohkem, on ju. Aga, ja pattu tunnistama. Tegelikult see on nagu vaimse elu hügieen. Me peseme hambaid kogu aeg.
ma ei küsi enam sinult, kas sa täna hambaid pesid, kas sa veel plaanid hambaid pesta oma elu jooksul või? Aga pattude tunnistamise ja paastumisega ma vahel küsin, kuule, kas sa paastud või? Noh, aga tegelikult see on ka vaimse elu hügieen. Et võib-olla me võiks tugevalt minna sellesse, millest piibel räägib. Ta ütleb, kui te siis paastute, kui te siis teete neid asju, siis tulevad need asjad esile. Nii, nüüd ongi lõpp. Ma loen viimase hea rahustava kirjakoha. Sest meil on kõigil rahu vaja. Ma sellepärast... Ma ei öelnud seda. Mina ei öelnud seda. Ei, aga ma räägin päriselt. Terve maailm meie ümber ajab neid maiseid ja käega katsutavaid asju. Ja meile vahel tundub, et me oleme luuserid, sest meie ei aja. Minul näiteks on pool suguvõsa hästi rikas ja särav ja siis kui ma lähen nende keskele, siis nad vaatavad mind niisuguse väikse kaastundega, et sa ei osandki oma elu hästi elada. Ma arvan, et ma elan jube hästi. Aga meil on vaja enda meeli, oma mõistust selles Jumala osaduses nagu kogu aeg põletada, nagu peenestada ja teravdada ja prove yourself, tee ennast väärt või kõlblikuks, nagu ütles Timoteusele. Tee, see prove jällegi ei ole seal siis, et lihtsalt osutud kogemata kuidagi Jumala armust. Jumala arm on muideks selleks, et teha Jumala tahtmist, mitte lihtsalt õljuda ja oodata, et Jumala tahtmine sünniks. Vaadake, kuidas Paul armust räägib. See on selleks vägi elada vaimus, vägi teha vaimseid asju. Viimane kirjakoht Filiplastele 1.56. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga. Esimesest päevast tänaseni ja ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud töö, head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Ja siis ma natuke hüppan ja salmist 9. Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises, olulise kindlaks määramises. Vaata kui huvitav. Olulise kindlaks määramiseks. Et te oleksite puhtad ja laitmatud. Kristuse päevani täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala kirkuseks ja kiituseks. Ja see on see meie lootus, meie usk ja meie tegelik elu. Nii et anna andeks, et me täna ei rääkinud taime või sellest aja täpsest organiseerimisest, aga ma arvan, et võib-olla see on veel olulisem. Sealt edasi võib küll projekte hakata arendama ja neid issandaga käsi käes. Aitäh teile, et te ära kuulasite. Amen. Aitäh, Külvi. Super. Mis talle võib-olla, kui mina ülikoolid käisin, siis meil öeldi ka, et ei tohi rehitseda jutusi kokku pärast, nii et me seda ei hakkagi rehitsema praegu. Aga lihtsalt tahan öelda, et ma tundsin ennast ära nii Eliise kui ka Külvi jutus just sel hetkel, kui mul tuli meelde üks kord, see oli jälle ürgajal, siis kui veel dinosaurus olid maa peal, kui 1989 suvel või sügise poole, ma olin just saanud kristlaseks, ma olin noor, innukas kristlane ja ma istusin telemajas, ma sellel töötasin seal ja ma olin praegu üksinda ja ma noore kristlane võtsin tõesti aega paletada ja ma korraga tundsin, et ma ütlesin oma nagu vaimus välja, et Jumal, kasuta mind nii, nagu sina tahad. Ja ma ei saa öelda, et sel hetkel mingisugune, et ma oleksin inglikoori kuulnud või et püha vaim oleks langenud mu peale või lihtsalt ma paletasin ja ma tundsin, et ma pidin seda ütlema praegu. Ja ma ütlen ausalt, ma olen korduvalt elus vahel mõelnud, et Jumal, miks asjad peavad nii rasked olema või miks ma pean tegema neid asju, mida ma ei taha vahel teha. Ja ma ütlesin, et aga ma kuulsin su palvet sel hetkel ja ma võtsin sind tõsiselt. Jumal võtab sind tõsiselt sinu palveid, usu mind. Jumal ei kuula sinu palvet, nagu vahel me täiskasvatuna kuuleme mingit laste juttu, et las ta räägib, eks ole, eks ma olen tore onu ja kuulan ta ära siin, eks ole. Aga Jumal võtab sinu palveid tõsiselt. Jumal kuuleb su palveid ja iga palve, mis sa oled öelnud, on kusagil talletatud, salvestatud Jumala südames ja Jumala meeles. See ei kao mitte kuskile ära. Nii et võta seda aega ja ehita neid tugesid oma elusse, ehita neid tugesid, mille peale oma elu üles ehitada, et sa võiksid kanda palju vilja.
mitte ükski aednik ei pane ju asju kasvama, taimi kasvama, ilma et tal oleks mingi eesmärk nendega. Kas vilja kanda või et lilled oleksid ilusad või haljastus oleks olemas, aga lihtsalt niisama me ei külva ju mitte midagi. Lihtsalt niisama me ei tee neid asju. Me tahame kanda vilja. Ja samamoodi on Jumala riigiga, me tahame seal kanda vilja, me tahame toota. Nii nagu loomariigiski, eks ole, kassid sünnitavad kasse ja koerad sünnitavad koeri, nõnda tahame meie sünnitada Jumala riigis uusi kristlasi. Ja täna meil ka niisugune eriline hetk, et me saame osa armulauast hetke pärast. Nii et praegu me lõpetame ka meie teleülekande. Soovime Jumala õnnistust kõikidele, kes me praegu teleülekandes vaatasid ja kohtume teiega taas nädala pärast. Keegi Heigo vist räägib siin nädala pärast. Ja siis üle